keskenduksin mitte isegi niivõrd nende põhimõtete tutvustamisele, mida te kõik olete ju väga põhjalikult lugenud, põhjalikult arutanud ja ka oma otsuse teinud, vaid ma keskenduksin sellele, kuidas me selle dokumendini üldse jõudsime, miks ja mis asjaolude see dokument sündis. Ja ma lähen ajas tagasi eelmise aasta numbri sisse, kui ühel erakonna eesseisvuse koosolekul tõstatus päris tõsine arutelu selle küsimuse üle, et kas meil oleks vaja lisaks valimisprogrammile ka ühte sellist põhimõtete, maailmavaadete või maailmavaateliste põhimõtete kogumik, mis oleks pikem kui üks valimistsükkel, mis oleks suunatud meie maailmavaate, ütleme, tugevamasse kivisse raiumisse ja mis aitaks meil orienteeruda meil endil eeskätt oma enda maailmavaates, kes me õieti oleme. Ja erakonna eesseisus jõudis seisukohale, et jah, sellist põhimõtete kogumit oleks vaja. See ei tohiks mitte mingil juhul konkureerida valimisprogrammiga, aga see oleks selline dokument, mis väga üldiselt, väga konkreetselt tooks välja need maailmavaatelised jooned, mis on meie erakonnale ja eeskätt siis üldse konservatiivsetele erakonnadele maailmas iseloomulikult. Ma ausalt öeldes ei oskagi öelda, miks eesseisus leidis, et mina olen sobiv selle töörühma juht. Ma julgen oletada, et ehk sellepärast, et ma olen olnud erakonna juures aegade algusest peale, olen olnud väga pikka aega ka Riigikogu liige ja olen tegelenud teoreetiliste maailmavaateliste küsimustega samuti pikka aega. Igal juhul väga vabu käsi eesseisus mulle selle dokumendi suhtes ei andnud. Mulle öeldi väga selgelt, et selleks, et see dokument oleks selline rangete põhimõtete, selgelt välja toodud põhimõtete kogum, ei saa see olla liiga detailne ega ei tohi see olla ka liiga pikk. Ehk siis, mida see liiga pikk või paraja pikkusega asi siis õigupoolest tähendab, erakonna eesseisus andis mulle ülesande koostada see esimese dokumendi algversioon mitte pikemana kui üks A4 lehekülg. See on siis üks lehekülg. Ja sellesse ühte lehekülge tuli siis valada need põhimõtted, need olulised põhimõtted kõik kenasti kirju. Ja eks ma siis hakkasin sellega tegelema. Esialgne minu poolne ettepanek jõudis eesseisuseni juba käesoleva aasta alguses ja millest ma lähtusin põhiliselt kahest allikast. Üks konservatiivsed põhimõtted, nii nagu need on juba 20. sajandi vältel välja kujunenud kogu maailmas, selles mõttes see üks pool oli klassikaline konservatiivne maailmavaateline pilt, mida me oleme alati rõhutanud, kuid kui palju me nüüd ise oleme sellest kinni pidanud, eks mõelgem ise. Ja teine pool, meie enda kogemus. Nii nagu erakonna esimees rõhutas, me oleme ju Eesti kõige vanem erakonna. Me oleme aastast 1988 erinevates vormides, erinevate ühinemiste, paraku ka erinevate lahkuminekute taustal tegutsenud ja jõudnud tänasesse päeva. Meie maailmavaate on olnud selles mõttes läbi aja väga kindel. Kuid, kui me vaatame viimaseid valimisi, mitte ainult 2015, vaid 2011, võib-olla 2007, võib-olla veelgi varasemaid, siis see punane joon või sinine joon või valge joon, kuidas me seda rõhutada soovime, kippus jääma varju valimistausta, valimislubaduste kõrval. Ja see on iseenesest väga suur ohumärk, et kui see jalgealune niimoodi hakkab kaduma, siis ühel hetkel me võib-olla ei olegi enam konservatiivne partei, võib-olla me oleme hoopis projektipartei. Sellest olukorrast andis erakonna eesseisus väga selgelt aru ja see dokument siis, mille esimene versioon minu käe all valmis, jõudis siis kõigepealt arutelule piirkondadesse, osakondadesse. Sealt tuli väga palju erinevaid ettepanekuid. Ma natukene olin mures,
meie maailmavaateline pilt ikka nii väga ühesugune või ühtne on. Ja neid ettepanekuid lugedes rõõmustasin selle üle, et on ikka küll. Me mõtleme tegelikult maailmast päris ühtemoodi, me tunnetame Eestit enam-vähem ühtemoodi, meie näeme Eesti tulevikku, aga ka oma enda erakonna tulevikku enam-vähem ühtemoodi. Me oleme üks erakond ikka küll. Loomulikult oli ka ettepanekuid, mis võib-olla detailides olid teineteise suhtes vastuolus, eks nende koha pealt tulid valikud teha ja esimese valiku ja ka esimese repressiooni tegi erakonna eesseisus. Sealt läks dokument edasi volikokku. Mõned hääletused, mis erakonna eesseisus jäid viiki, hääletati volikogus üle ja nüüd on see dokument, ma arvan, julgen arvata, igati korrektses vormis siin teie ees ja valmis vastuvõtmiseks. Head erakonnakaaslased,